ehk siis kui FluidSim on lahti, tõenäoliselt teil seal võib olla mõni eelnev skeem ka ees. See ei ole oluline, võite kõik kinni panna. Otsides üles nüüd kas et nurgast new või valida file, new file, vajutada Ctrl ja N ja tuleb uus aken lahti. Siin natuke välja zoomida, siis ta näitab sellist ristkülikut, mis võrdub praegu A4 suurusega. Tahta suurust muuta, siis ülevalt page ja paper size. Ja kas te tahate neid raame näha, et siis ülevalt show page borders, sellega saab need raamid sisse lülitada ja välja lülitada. Aga teine oluline asi, millest alustada, on see, et siin kõrval on olemas library. Mõndadel juhtudel, kui see on kinni pandud, saate teda kinni panna ja kui on kinni, siis saab teda uuesti lahti view ja library alt tuleb uuesti tagasi. Hea on see library selle jaoks, et ta lihtsustab sümbolite leidmist ja sümbolite skeemile kandmist. Ehk siis kui kõik alapunktid on kinni, siis näeb ta üsna hea lihtne lühike nimekiri välja. Alustame sellelt ülevalt otsast pneumatikaga, ehk siis pneumatic. Selle lahti teeme, siis ta annab nimekirja actuators, supply elements, directional values ja nii edasi. Ehk siis ajamid, hoiteelemendid, suunaventiilid, õhuvoolu reguleerimised, rõhu reguleerimised, mõõtevahendid, ventiiligrupid, vaakumtehnoloogia, proportsionaaltehnoloogia. Alustame ajamitest, ülevalt actuators. Lahti. Siin on valik eeldefineeritud silindreid. Küll aga saame need kõiki ka ise luua. Library ongi selle jaoks, et siin on eeldefineeritud asjad, aga kõiki neid sümboleid me saame ise teha. Võtame näiteks ühepoolse toimega silindri. Ja vajutame silindri peale 2 korda. Ja siit tuleb välja silindri properties. Ja see esimene leht siin properties, ehk component parameters. Selle esimese lehe peal saab määrata kõiki selle silindri parameetrid ja viia need ühtivusse reaalsusega, kui te olete valinud enda seadme jaoks silindri, me saame selle silindri andmed siia määrata. Kui me tahame simulatsiooni teha reaalse masina peale. Aga praegu siin on praktikumi andmed, ehk siis praktikumi seadmetel on kolvi läbimõõt 20, kolvi varus 8 millimeetrit ja käigu pikkus on 50. See altpoolt saab ka määrata tema paigaldusnurka, ehk siis millise nurga alla ta paigaldatud reaalselt on. Pildi peal ta ei tohiks siit muutes teda keerata, küll aga kui me läheme järgmise peale drawing properties, seal on rotation, siis me saame seda pildi peal ka muuta, seda asendit. Selle drawing properties'i juurde me tuleme hiljem tagasi, kui me jõuame drosseliteni. Praegu on sellega kõik korras. Aga olulisem meil on järgmine tab, configure cylinder. Ja siit me, nagu ma ütlesin, saame ise ehitada seda sümbolit. Täpselt selliseks, nagu meil vaja on. Et me saame valida siit cylinder type alt, ehk siis silindri tüübi alt, me saame kõigepealt valida, kas ta on ühepoolse toimega väljalükkamissuunas, sisselükkamissuunas, ehk siis kui rõhu peale paneme, siis ta tõmbab hoopis sisse, või siis ta on kahepoolse toimega silinder. Vastavalt sellele, et kuidas see ühepoolse toimega silinder ehitatud on, et kummal pool tal vedru on ja kas tal üldse vedru on. Reaalselt tal ei pruugigi olla vedru vaja, võib-olla ta on püstises asendis ja mingisugune mass lükkab ta sisse tagasi. Või siis teiselt poolt, et midagi ripub ta küljes ja tõmmatakse kerest välja uuesti. Praegu ma võtan siit need vedrud ära ja teen tast hoopis kahepoolse toimega silindri. Et cylinder type all, kus on
silindri kere näha, tegelikult on valikuvõimalus, et kõrvalt noole pealt vajutada aktiivseks, siis tuleb valikuvõimalusi. Esimene valikuvõimalus on kolvivarreta silinder. Tavalist kolvivarrega, siis saab valida läbiva kolvivarrega silindrit. Silinder, kus on kolvivarrest tuleb põhimõtteliselt mõlemast otsast välja. Siis on tandemsilinder, ehk siis 2 silindrit koos, otsapidi ühendatud. Tandemsilinder läbiva kolvivarrega ja tandemsilinder läbiv kolvivarres mõlemast otsast ühendatud. Esialgu võtan tavalise kolvi. Siit altpoolt jõuame piston ehk siis kolvi endani. Pistoni alt, kui siit võtta lahti, siis me näeme kõige tavalisemat kolbi. Siis me saame lisada selle C-tähe, C-täht, see annab nüüd selle magneti. Siis järgmine variant on nüüd see magnetiga kolvivarreta silinder. Altpoolt tuleb pilusilinder ja siis võimalus, et kuhu kohta pilusilindri peal magnetit lisada, kas siis ainult kolvi peale või kelgu peale ka. Hetkel võtan selle magnetiga tavalise kolvi. Siis kõrvalt cushioning lisab amortisaatorid. Amortisaatoritele saame lisada kas reguleeritavuse või siis isereguleeriva. Ja siit altpoolt piston position, siit me saame valida algasendit, kus kohas kolb asub skeemi alghetkel. Kui skeemi koostatakse, siis skeemi peale kantakse see seisund, mis on sellel täpselt enne seda hetke, kui me vajutame start-nuppu. Nii kui me start vajutame, siis hakkab kõik ülejäänud toimuma. Aga täpselt sellele eelnev seisund. Ehk siis kui sellele eelnevalt peab kolb väljas olema, siis me ka näitame, et kolb on väljas. Nagu starti vajutame. Nüüd siit paremalt poolt piston rod ehk siis kolvivars. Ja kolvivart saame valida tavalist kolvivart. Siis saame seest õõnest kolvivart valida. Siis on, kuidas öelda, kas siis pidurid või lukustusmomendid, ehk siis elemendid selleks, et me saame kolbi lukustada, fikseerida. Pluss poole peal, miinus poole peal, mõlemal pool ja siis kaasa sõitev kelk. Täiesti võime valida siit tegelikult täiesti suvaliselt, mis me ise tahame. Ma jään tavalise klassikalise juurde. Okei. Ehk siis alustasime ühepoolse toimega silindrist, aga kui võtta siit kõrvalt kahepoolse toimega silindri, siis see sümbol näeb täpselt samasugune välja. Näitab seda, et kõiki neid sümboleid me saame just selle configure silindri täävi alt ise luua. Järgmine asi on see, et me tahame seda ju juhtida millegagi. Ventiile leiame directional valves alapeatükist ja siit annab configurable, mechanically operated, pneumatically operated ja solenoid operated. Kõiki allpool, ehk siis mehaanilisi, pneumaatilisi ja elektrilisi, kõiki neid saab ehitada samast configurable alapunktist. Aga hiljem, et lihtsustada või kiirendada skeemide koostamist, siis me võime valida neid elemente ka altpoolt. Aga praegu võtame configurable õppe eesmärgil. Siin puhul on 5N. 5N tähendab seda, et tegelikult sellest kahest me saame tal asendid lisada. 5-2 teha, 5-3 teha ja tirime skeemi peale. Ühenduste tegemine ventiilide ja teiste elementide vahel on lihtne. Et avatud otsa juurde võetate peale ja tirite teise otsa külge ja ühendus ongi tehtud. Ehk siis voolik on loodud. Kui me tahame, et silinder algasendus oleks sees, siis loomulikult 2 läheb silindri ette, 4 silindri taha. Kui tahame, et algasendus oleks väljas, siis oleme otsad teistpidi. Nii, aga siia teisele poole otsa oleks vaja meil ju ometiga ka suruõhku. Ja directional valves kategooriast ülespoole minna on supply elements
ja sealt alt saame compressed air supply. Compressed air supply on kõige lihtsam element, see kolmnurk, millega me saame rõhu skeemile. Ja loomulikult ühendame sisendisse ühte. Igal pool, kus me ühendusi teeme, kaovad ära need kollakad, oranžikad, punakad ringid. Igal pool, kus need ringid on, tähendab, et seal on ühendus veel täiemata. Aga 3 ja 5 on ju siin puhul on tühjendusavad, millest me laseme ju õhku atmosfääri tagasi. Aga supply elementide all meil ei ole ühtegi sellist elementi. Et nende otsadega midagi teha, et lõpetada otsad ära, aga seal, kus meil on roheline, vajutame 2 korda peale. Siis me saame connectori ja saame valida, kuidas me selle ühenduse ära lõpetame. Paneme pimeda sinna ette, kasutame otse väljalaset atmosfääri, ehk siis mitte midagi ei ole selle otsas. Või siis summuti. Et olla korrektne, siis praktikumi seadmetel on summuti. Ja selle koha pealt on kõik elemendid küljes, ühtegi lahtist ava enam ei ole. Kui kasutada siit ülevalt nüüd starti, siis hakkab skeem tööle. Ehk siis nüüd on jälle taaskord see aeg, kus vajutame 2 korda ventiili peale. Ja esimene lahter, mis lahti tuleb, on taaskord parameetrid. Siin me saame valida, kui suur on see vooluhulk, mida see ventiil suudab endast läbi lasta. Samamoodi nagu silindrit saame siin ehitada kõiki sümboli elemente. Alates siis keskel olevast ventiili, ütleme, kehast endast. Milline see ventiil seespoolt välja näeb, kuidas on avad omavahel ühendatud. Ühe nimekirja peale valime, siis annab päris mitu erinevat huvitavat varianti. Näiteks tahan, et kõik elemendid või kõik avad oleks keskmises asendis kinni ja tahan lisa asendit ja teha 5-2-st 5-3. Mitte võimalik. Või siis lisada selline asend, kus keskasendis on väljundavad tühjendusavadega ühendatud. Keskasendis silinder käib täiesti vabalt. Rõhku peal ei ole. Aga jääme hetkel taaskord 5-2 juurde. Ja samamoodi siin all neid mummukesi vajutades me saame valida algasendit. Algasendis peaks olema nüüd see vasakpoolne kast või parempoolne kast. Siit kõrvalt, vasakult ja paremalt leiame left activation ja right activation, ehk siis juhtimisviisid vasakule ja paremale. Nüüd kui meil juhime ventiili ainult ühelt poolt, siis need juhtimiselemendid, sümbolid me lisame vasakule poole. Kui on vedruga tagastus, siis paneme vedru ainult paremale poolde. Aga kui me juhime mõlemalt poolt, siis lisame neid juhtelemente mõlemale poolt. Võimalus on valida juhtimisviisideks manuaalselt on siis nupp, fikseeritav nupp, seen-nupp, fikseeritav seen-nupp, ehk siis need seen-nupud on enam-vähem punased nupud meil on. Kang, fikseeritav kang, pedaal, fikseeritav pedaal. Siis mehaanilisest menüüst leiame kang või nookur või nukk. Siis leiame rulliku, ühtepidi toimiva rulliku. Ja siis on ära näidatud noolega, kummas suunas see rullik töötab. Viimasena, mida me saame kasutada magnetandurit.
võime teha magneti peale lülituse. Ja 3 juhtimisviisist viimane, pneumaatiliselt või elektriliselt, saamegi kas pneumaatika sisendi või elektrisisendi. Praegu võtame siit pneumaatika. Altpoolt siin, nagu juba eelnevalt mainitud, saab vedru valida, kas tahame vedru lisada, kas tahame võimendit lisada ja kas tahame lisada tavalise vedru asemel hoopis pneumaatilist vedru. See kõik oleneb see konkreetse ventiili ehitusest, mida me kasutame. Ja lisaks veel, et kui on pneumaatiline vedru või siis kui on võimendi, siis kas sellel on väline toiteallikas. Asju lihtsana hoida, siis jätab praegu lihtsalt pneumaatika. Otseselt pneumaatiliselt juhita. Ja teisele poole üks variant oleks panna vedru, aga puhtas pneumaatikas kõige rohkem ja kõige mugavam on, mõistlikum on kasutada mõlemalt poolt pneumaatiliselt juhitav. Nii, ja okei. Õige. Vedru, vaid pneumaatika. Nii, ja sellele skeemile saame siis hakata juba ehitama oma automaatika. Ehk siis esimene automaatika oleks see, et silindri sõidab välja, siis me tahame, et ta tuleks ise tagasi. Kasutame lõpulülitit ja lõpulüliti abil tuuakse silinder sisse tagasi. Directional valve, võtame configurable alt, võtame 3.2 ja see pool, mis toob ju silindrit sisse, jääme ju praegu paremale, ehk siis toome ta paremale. Ühenduste tegemine, praegu kui meil rohkem ühtegi signaali ei tule, siis me ühendamegi selle asendi anduri väljundi ventiili külge, ehk siis kui siia poole nüüd signaal tuleb, siis silinder või ventiil lülitatakse asendisse, mis ta praegu on, ehk siis hoiab silindrit sees, ja kui silinder on väljas, siis ta hakkab silindrit sisse tooma. Turuallikas, ehk siis praegu ma tegin lihtsalt copy-paste. Turuallika ja lisame siis selle asepaku ka tõmmati. Ja juhtimisloogika ka kindlasti. Aga enne kui juhtimisloogikat hakkame panema, siis me saame vähemalt testida seda, et kui me vajutame start, viskab küll errori ette, et meil on lahtiseid otsi, aga see on ükskõik. Me tahame ikka testida. Vajutame selle 5.2 ventiili sisse, silinder sõidab välja ja kui me seda teist ventiili lülitame, siis ilmselgelt toob ta silindri tagasi. Et vähemalt skeem toimib õigesti, nüüd tuleb ainult juhtimist lisada. Juhtimise lisamine taas kord 2 korda, configure valve. Ja nüüd on meil valida lõpulülitina, kas me tahame kasutada magnetlülitit või tahame kasutada rullikut. Näitena võib teha rulliku, võib ka teha magneti. Nüüd, kui simulatsioon tööle panna, väga midagi ei muutunud. Ja siis meil on üks probleem. Täpselt, ehk siis rullik ei tea, mida ta tegema peab. Rullik ei tea, mis ta tegema peab, sest tuleb talle seda kuidagi õpetada. Skeemide peal ei toimu alati ühendamine ainult joontega. Praegu on ühendatud ventiilid voolikute abil omavahel. Ja ventiil silindriga samamoodi voolikute abil, ehk siis joonte abil omavahel ühendatud. Aga ühendused skeemide peal käivad tihti ka tähistusabil. Ehk siis kui meil on täpselt sama tähistus mitmes kohas skeemi peal, see tähendab seda sama elementi. Ehk siis me võime sellele samale skeemile praegu luua 2 tähist ühe rulliku juurde
teise tähise silindri juurde ja see teine tähis silindri juures näitab seda, kus kohas see rullik reaalselt tegelikult asub. Ehk siis me näitame sama skeemi peal füüsilist asukohta ja asukohta skeemi peal, kuidas ta ühendatud. Alustame silindri juurde füüsilise asukoha määramisega. Ehk siis silindri peale 2 korda. Mida me nii väga ei vaadanud, oli Activating Labels. Activating Labelsi alt me saame nimekirja ja selle nimekirja me saame lisada asendiandureid. Tähistused, mida siia lisada. Ehk siis, kuidas tähistamine käib? Tähistamine käib 3 tähe ja numbri kombinatsioonist. Esimene number näitab skeemi numbrit, praegu on meil esimene skeem 1. Siis on täht, mis näitab, millise elemendiga tegu on. Meil on tegemist lõpulülitiga, lõpulülitid märgitakse B-ga. 1B ja viimane number näitab, mitmes ta selles skeemis on. Ehk siis esimene. Ehk siis esimene skeem, lõpulüliti ja praegu on ta esimene selle skeemi peal. Ja siis vahemik, kus kohas ta asub. Vahemik, kus kohas ta lülitab. Ja kui me tahame teda lõppasendisse ehk plussasendisse saada, siis me peaksime võtma selleks viimaseks ehk siis end alaks peaksime võtma ta silindri pikkuse. Ehk siis praegu range'i alt me näeme, mis vahemik meil üldse kasutada on. Praegu 0-50-ni, ehk siis lõpp peakski olema 50. Kellel on 100, kellel on midagi muud, siis pange see. Ja lahutage näiteks 5 mm, ehk siis minu puhul 45 mm. On start ja lõpp-punkt on 50. Ehk siis tekib 5 mm ala, mille jooksul see lüliti on lülitanud. Okei. Ja tekkis selline joonlaud koos tähistusega. Kui see tähis asub silindri kohal, tähendab, et ta on reaalselt ühendatud silindri korpuse peale. Kui magnetandurit kasutada, peab seal olema. Kui kasutad rullikut, siis ta peab ilmselgelt olema tegelikult silindri ees. Kui joonlauast kinni võtta, me saame selle tirida silindri ette. Ehk siis nüüd me näitame ära selle 1B1 ja selle väikse kastikesega, mis tema all on, näitame ära selle, kus kohas ta reaalselt asub. Ja viimane asi, mis teha on vaja, me peame sellele rullikule ütlema, et see asukoht kuulub sulle. Kui me tuleme rulliku juurde tagasi, siis rulliku ees läheb roheliseks. Saame sinna peale 2 korda vajutada rulliku peale ja siia kirjutame täpselt selle sama nime. 1B1. Okei. Ja nüüd see 1B1 läks kasti sisse. Üleval ja all, see tähendab seda, et ühendus nende vahel on loodud. Ehk siis füüsiline asukoht ja skeemi peal asukoht. Nüüd, kui vajutame start ja korraks klõpsame 5-2 peal, siis linder tuleb automaatselt tagasi. Ehk siis see funktsionaalsus, et ta tagastab automaatselt, on saavutatud. Aga kui nüüd see skeem praegu kokku panna, hakkab ta veel? Ei hakka. Sellepärast, et meil on see ava kasutamata, mis tegelikult seda silindrit või ventiili lülitab. Siin simulatsioonis me saame ise küll hiirega klõpsida ja üle lasta seda juhtimisskeemi. Aga reaalsuses me seda niimoodi teha ei saa. Tähendab seda, et teisele poole me peaksime vähemalt nupu panema. Ja nüüd kasutame valmis olevat elementi näiteks ja mitte ei kasuta configurable, vaid valime altpoolt mehaaniliselt juhitavat, mechanically operated ja võtame kohe ülevalt vasakult 3-2
push button normally closed. Kasutame seda nupuna. Ühendame ta teisele poole 5.20. Nüüd ei tohiks ta anda ühtegi errorit, et kuskilt meil midagi lahti oleks. Käima paneme. Saame nuppu vajutada. Ja toimibki täpselt skeem, et vajutame nuppu, silindr sõidab välja, jõuab lõppasendisse, tuleb ise tagasi. Mis on skeemilt puudu veel on? Ehk siis mis meil skeemi pealt puudu on, meil on drosserid puudu. Drosserid on puudu, drosserid me leiame flow control valves, shut off valves alapeatükist. Ja kohe ülevalt vasakult nurgast throttle check valve. Aga nüüd on see koht, kus me saame vaadata drawing properties'i, sellepärast et see drossel on jaburalt suur võrreldes teiste elementidega, mis skeemi peal on. Ta on isegi suurem kui silinder, kuigi reaalsuses ta on väiksem, hulka väiksem. Ehk siis esimene mõte on see, et mida ma ise tavaliselt teen, on see, et vajutan 2 korda ta peale, võtan drawing properties ja siin on scale. Ja scale on siis mõõtkava. Kirjutada siia 2 mõlemasse lahtrisse, siis ta läheb 2 korda suuremaks, kirjutada 0,5 läheb väiksemaks. Ja tavaliselt ma teen ta poole väiksemaks. Ja praegu ma jätan selle rotation ja jätan 0-iks, vajutan OK. Et näidata, et seda pööret või pööramist saab teha parema klõpsuga. Drosseli peal parem klõps. Ja siit tuleb lahti rotate ja rotate'i alt ma saan 270 kraadi, mis keerab kenasti selle toimimissuuna selliselt, et me reguleerime silindrist väljuvat õhku. Ja kuna ma ühe juba seadistasin ära, siis ma teen sellest ühest copy paste'i. Ja kuidas reguleerida nüüd kiirust, paneme simulatsiooni käima. Siis viia siirt drosseli peale, tuleb selline skaalamärk. Tähendab seda, et me saame midagi muuta, ehk siis vajutame klõpsti peale. Tuleb dialoog lahti ja siin on protsentuaalselt, kui palju ta lahti on. Ja suur mõju hakkab tekkima kuskil 10%, et võtame näiteks 3%. Saame seda slaideriga muuta ja saame ka ise kirjutada. Panen mõlemale poole 3%. Ja nüüd nuppu vajutada, siis liigub silinder juba märgatavalt aeglasem. Saame ka jälgida seda, et seal, kus on õhuvoolud või suuremad õhuvoolud, seal jooksevad need punktiirjooned, näitavad, kus suunas õhk jookseb. Aga mis jäi näitamata, oli force profile ja external load jäi näitamata. Force profile'i all siin kõigepealt üks variant on kasutada constant force ehk siis konstantset jõudu. Näiteks sellisel juhul, kus silinder ongi püsti asendis, talle mõjub mingisugune mass ja see mass on konstantne, siis me saame selle jõu siia määrata. 10 kilo, 5 kilo, mis iganes. Ja teine valik on kasutada jõuprofiili. Ja jõuprofiili peal siin nüüd püsti teelgepidi on -40-40 on jõud Newtonites ja püsti teelgepidi on 0-st 50-ni on see silindri käigu pikkus, ehk siis asend, kus kohas silinder praegu on. 5 mm väljas, 25 mm väljas, 50 mm väljas.
ja siia profiili peale me saame märkida näiteks, et võib-olla meil on selline jõud, et alguses tõuseb järsult ja siis hakkab langema. Või siis langeb tasapisi, lõpus kukub ära. Või siis alguses jõudu eriti ei ole. Jõud kasvab lõpus. Või siis on tegemist üsnagi muutliku süsteemiga, mis võib-olla mõne koha peal läheb isegi miinusesse. Tõmbe asemel toimub lükkamine või vastupidi. Ja kui me tahame neid punkte ära võtta, siis vajutame selle punkti peale, läheb punaseks, vajutame delete. Määratud punkt kaob ära. Nüüd järgmine tahter, mida me saame muuta, on external load. External load on see, et kas silindri otsas on mingisugust mass kinnitatud. Ehk siis kas tal on tõukur, alus, haarad, mis ta küljes on, et kas tal on mass küljes. Ja kui tal on mass küljes, siis me saame seda massi siia määrata. Et mitu kilo on, näiteks 2 kilo massi. Ja altpoolt saame määrata friction, ehk siis hõõrde koefitsienti. Kui me võtame select material, siis me saame võtta hõõrde teguri, see on nüüd selle sama massi, mis seal küljes on. Ja mõne teise süsteemi elemendi vahel olev hõõrde tegur. Saame valida teras terase vastu, malm malmi vastu, puid puidu vastu, teras puidu vastu, teras jää peale ja millegipärast on siin isegi ref asfaldil. Üks variant teras ja teine variant on, et me saame ise manuaalselt kirjutada sisse need hõõrdetegurid. Kindlasti staatiline hõõrdetegur on suurem kui dünaamiline hõõrdetegur, liikumis hõõrdetegur.